tere, mina olen Julia ja siin on mul üks Kelly ja Kalle, kes hakkavad täna sukelduma. Selleks meil on vaja muidugi veeanumat ja oleks parem, kui see oleks läbipaistev. Paneme ettevaatlikult Kelly ja Kalle sinna sisse. Sees. Ja muidugi sukeldumiseks on vaja vett. Kallame vesi sinna sisse. Mis toimub? Mitte midagi. Näeme, et Kelly ja Kalle püsivad siin põhjas, mis näitab meile, et need on head toored munad. Kuna juba riknenud munas hakkavad gaasid kogunema ja sellepärast juba halvaks läinud muna läheb vee pinnale. Nüüd Kelly ja Kalle on meil supermunad, aga väga põnev see muidugi veel ei ole. Et oleks veidi põnevam, lisame siia söögisoola. Nii, ja ettevaatlikult hakkame segama. Katse jaoks oleks parem, kui vesi oleks toatemperatuuril, siis sool lahustub seal paremini. Ja muidugi oleks parem, kui teie võtaksite peensoola. Mul kahjuks kodus peensoola ei ole. Mina võtsin jämedat soola, mis lahustab kauem. Vaatame, kas on mingi vahe, kuidas Kelly ja Kalle vees püsivad. Nii, te näete, et nad on juba mitte päriselt põhjas, aga meil on natuke vähe vett, et seda näha. Lisame vett juurde. Lisasime vett, aga muidugi nüüd on soola liiga vähe. Ja peab nüüd lisama soola juurde. Ja segame jälle. Segamisel saavad meie väiksed sõbrad aidata. Vaatame, mida nüüd Kelly ja Kalle teevad. Nad tõusid vee pinnale. Hihi, neil on seal üsna lõbus olla. Nüüd, et panna need jälle sukelduma, nüüd tuleb teha mitte midagi muud, kui lisada vett juurde. Nii. Nüüd nad on vahepeal. Ja nii edasi lähebki. Lisate soola, lisate vett, lisate soola, lisate vett. Ja Kelly ja Kalle või siis keegi muu, kes iganes, mis nimed te neile munadele panete, sukelduvad jälle põhja või siis tõusevad tagasi vee pinnale. Millest see kõik sõltub? See sõltub vee soolsusest. Me lisasime soola sinna sisse ja mida soolasem vesi, seda tihedam ta on. Ta tõukab munad vee pinnale, nagu te nägite. Ja siis, kui lisasime vett jälle, vesi läks jälle mitte nii väga tihedaks. Nüüd munad on jälle põhja vajunud. No nii, meie Kelly ja Kalle on vee pinnale tõusnud jälle. Ja see tähendab, et meie soolalahuse soolsus on palju suurem kui näiteks Läänemeres või ka suurem kui ka keskmine soolsus maailma ookeanis. See on võrreldav Surnu mere soolsusega. Nii, Kelly ja Kalle on nüüd meie väiksest veevannist välja tulnud. Ja mul käed isegi natuke kipitavad, sest et siin sees on väga-väga soolane vesi. Nii et kui te lasete pisikestel neid munad kätte saada sealt, palun kohe peske käsi neil ja endal ka. Ja
Neist saab nüüd üks väga mõnus omlett.